kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Selle efekti me saame, et pikaajalised investeeringud ei pruugi enam siia tulla. Ja kust see energia sinna salvestitesse tuleb? Jah, nad saavad nii võrguteenuse säästu, kui ka nad saavad omal elektri hinna alla. Tere tulemast vaatama, kuulama järjekordset Energiakooli podcasti. Mina olen jätkuvalt Henrik Almet, siis õpilane, saatejuht. Ja täna on eriline hetk, sest et meie tänase podcasti külaline on mees, kes püstitab rekordi. Mitte keegi ei ole siin külas olnud nii mitu korda kui Kalvi Nõu. 3. kord, aplaus. Ja sellel olulise sündmuse puhul ta ütles, et ta sooviks teise külalise ise sisse juhatada. Kalvi, palun. Ja meie teiseks külaliseks on täna Karl Kull, kes on üks Eesti energeetika suurimaid varjatud geeniuseid. Tänan, ma olen tubli, aga Alexela vist on vahepeal veel tubli. Nii, nüüd on suured sissejuhatused on tehtud. Geenius ja siis rekordimees on meil siin stuudios. Aga tänaseks teemaks on meil salvestus, on sealt edasi võib-olla akud, et läbi nende Energiakooli podcastide see number läheb mul mõnikord meelest ära, mitmenda saate juures me oleme, aga me oleme kogu aeg proovinud kuidagi nagu lihtsalt seletada, aru saada sellest meie energiaturust, eks ju. Ja need signaalid on tihti vastakad, räägitakse ühtedest asjadest, teistest asjadest, aga kui siit nagu midagi välja kraapida, milles on teatud mõttes tundub, et hakatakse jõudma mingisugusele konsensusele, siis see on salvestamine. Et seda nagu ei jäta keegi enam välja, seda tuuakse olulisena välja. Ja siit ongi siis hea sellest rääkida, sest et mõlemad ettevõtted, kus teie olete, tegelevad selle salvestamise ja tegelevad akkudega. Et võib-olla minu esimene küsimus ongi see, et natuke avada tausta, mida teie konkreetsed ettevõtted salvestamise vallas teevad praegusel hetkel. Mis projektid on tehtud, mis projektid on käsil? No, alustame Karl sinust. Econism ja tõesti siin koos prantslastega ja selle Baltic Storage platvormiga me ehitame täna 2 sellist suuremat akuparki. Üks on Kiisal ja üks on Arukülas ja 100 megavatti ja 200 megavatt-tundi ja veel oleks nagu vaja teha. Et see on see, mida meie nagu ettevõttena teeme. Aga tõsi ta on, et ega keegi täna enam ei vaata imelikult, kui räägitakse akudest ja siin on vahepeal isegi ambitsioonikamaid projekte pandud lauda, nii et selline teatud muudatus või pigem nagu arusaamine on toimunud. Kalvi? Jah, no ma ütleks, et see turg akude poole vaatab, et see on selles mõttes paratamatu, et mida rohkem me liigume taastuvenergiapõhise süsteemi poole, seda olulisemaks tegelikult akud muutuvad. Teine suur nüanss on siin see, et toimus desünkroniseerimine Vene võrgust. See tegelikult lõi aluse selleks sageduse hoidmiseks, mida Baltikum peab nüüd ise tegema, kus tegelikult akud mängivad ka väga suurt ja olulist rolli. Alexelas me ütleme, hetkel toimetame akudega seoses peamiselt 2 turul, et üks on see, et me oleme teinud ise ka investeeringu. Meil on üks 2-megane aku täiesti olemas. Täna juba opereerime seda. Aga ütleme, see veel suurem turg, mida me vaatame ja kus me tahame saada turu parimaks pakkujaks kindlasti on see, et me tahame neid turul olevaid akusid hakata opereerima ja võimalikult kasulikult, võimalikult kasumlikult kõigile osapooltele. Et viia kokku see, et kõik need turud, mis on täna akude jaoks saadaval, olgu see päevette elektriturg, olgu see päevasisene elektriturg, olgu see reguleerimisturg. Reguleerimisturul on veel kiired sageduse juhtimised, aeglased sageduse juhtimised. Kui sa lisad sinna võrrandisse veel, et kui aku asub kliendi juures, kas ta peaks katma kliendi tarbimist, säästma kliendi võrgukulu ja nii edasi, et siis teha seda võimalikult targalt ja hästi, et see on ütleme, üks meie prioriteete, mis me tahame täna pakkuda. Väga hea. Ma saan aru, et siin tuleb välja ka väikene nagu erinevus sellise asja nagu pikaaegse ja lühiaegse siis salvestamise vahel. Et
et mis vahe seal on, kui võib nii-öelda, kui meil on ikkagi energiakool ja lähme siit nagu nii-öelda termini haaval. Kumb siis rohkem salvestub, kas 2 megavatti või 100 megavatti? No ütleme, et kui me räägime, klassikaliselt akudest, et siis need nii-öelda liitium-ioon akud, et need on ikkagi üldiselt mõeldud selleks nii-öelda lühiajaliseks salvestuseks eelkõige. Et nende mahutavus on ka tavaliselt, ütleme, et kui see, mis iganes see võimsus on näiteks 1 megavatt, siis mahutavus on tüüpiliselt 2 megavatt-tundi või midagi sellist, 1-2 või 1-3 või midagi on see tüüpiline nii-öelda suhe. Pikaajaline salvestus, ma ütleks, et ta mängib, selles mõttes olulist rolli just, kui sa tahad seda aastapõhist pilti kokku panna energiasüsteemi jaoks, et kui sul on ka mingisuguseid perioode, kus on vaja, pikemalt mingisuguseid nii-öelda auke katta, kus taastuvenergiat väga palju ei ole, ta võib-olla, sagedusturgudel ta on võib-olla pigem natukene aeglasem nii-öelda viis, kuidas juhtida, et need kõige kiiremaid sagedusasju, mis on vaja juhtida, et seda võib-olla liitium-ioon akud teevad paremini. Aga ma ütleks, et mõlemal on oluline roll energiasüsteemis. Ma ei tea, kuidas mu oponent seda näeb. Kas sa said nüüd aru? Ütle nüüd uuesti. Mis on lühiajaline, mis on pikaajaline salvestus? No lühiajaline on need liitium-ioon, millest Kalvi rääkis, eks ju. Niimoodi, ma saan aru, nüüd valgus mulle siin nagu näkku suunatud, eks ju, pikaajalisematest me oleme siin ju ka rääkinud, eks ju, vesinik ja mis vesi ja kõige muuga, mis on nagu selles mõttes suur. Nii, Geenius ütleb, võtab kokku. Ma mõtlesin seda, et lihtsalt kuna see on energiakool, vaata, tahtsingi peegeldada, et kas nüüd said vastusest aru või mitte. Ma saan aru, et sa tahtsid, sellises nii-öelda üldises maailmapildi või meie sellises tänases nii-öelda meedia või sellises kommunikatsioonikuvandis, ma saan aru, on öeldud, et lühiajaline on siis kuni 6 tundi salvestamist. Ja siis pikaajaline on siis kuni 12 tundi või? No ütleme 6+ tundi. 6+ tundi. Maailma nagu käsitluses või teaduskirjanduses käsitletakse, et pikaajaline on üldse päevad või kuud, eks ole. Et kõik, mis ikkagi sisuliselt nii-öelda alla päeva on, võiks ju ikkagi sisuliselt lugeda suhteliselt lühiajaliseks nii-öelda salvestuseks. Et pikk on ikkagi, kui me räägime salvestusest üldiselt, ma saan aru, et elektrit ja sooja ja nii-öelda külma ei saa väga võrrelda, aga sooja salvestuses ikkagi tehakse pikaajalisemaid salvestusi. Et selles suhtes ütleme nii, et see definitsioon, mis on lühi- või pikaajaline, ma arvan, et ei ole veel ka täna päris paika loksunud. Aga üks asi, mis ma saan aru, sellises tänapäeva nii-öelda diskussioonis on see, et lühiajaline ei vaja, aga pikaajaline salvestus justkui vajaks riigi garantiisid. Teie olete võtnud suuna ja öelnud, et ei vaja või teie ei vaja? Me teeme siis seda lühiajalist, me ei ole tõesti vajanud neid. Aga on ka praegu siis selline arusaam, et tõesti ei vaja, saab hakkama? Praegu me ehitame, kohe peaks valmis olema. Kalvi, sul on, ma saan aru, et niimoodi, et kui me hakkame hästi rääkima, et neil ei ole vaja abi, aga Kalvi, sul on vaja abi, jah? Minul ei ole abi vaja. Aga mis puudutab projektidesse, mis üritavad pikaajalist salvestust Eestis tuua, neil võib-olla on vaja. Ega ma neid projekte ise nii hästi ei tunne, aga nii on meediast läbi käinud. Mis selles mõttes täiesti võib nii olla, sest ma ütleks, et kõige suurem risk, mis üldse energiaturul valitseb, on, ma ütleks, selline nii-öelda poliitiline või tururisk, et sa lihtsalt kunagi ei tea, mis on nagu reeglid 2 aasta pärast, 5 aasta pärast, rääkimata 30 aasta pärast. Selles vaates ma ütleks, et võib-olla ka need nii-öelda akuprojektid on natuke teistmoodi, ütleme, akuprojekt, ma ei tea, mis teil see nii-öelda eluiga seal on, et ütleme, tüüpiliselt vaadatakse kuni 10, aga tegelikult võivad vist kuni 20 aastat kesta, ma eeldan. Nõus. Midagi sellist. Ütleme 10 kuni 20 aastat, see on ka päris selline hoomamatu periood juba, et mis seal kõike võib toimuda, et tururegulatsioonis, et kuigi ka see 10 on selline pooleldi ette nähtav, et
antud juhul näeme ka päris suurt sellist nii-öelda riigipoolset sekkumist ikkagi nendele turgudele, kus need akud peaksid osalema. Mis sa sellega täpsemalt öelda tahad? Me sinna jõuame, aga seda me näeme sagedusturgudel täna, kus süsteemi operaator on täna tulnud juba sinna nii-öelda suuremalt turule osalema ja see, kuidas ta sealt välja peaks minema, on ebaselge, aga noh, sinna veel ilmselt jõuame. Aga noh, ütleme need, kes üritavadki seda pikaajalist salvestust rajada, mis projektide eluiga on siin vähemalt 50 aastat või 100 aastat, et kuidas sellised projekte ilma riigi garantiita teha, ma olen nagu natuke kõhklev, et kas saab. Ma võib-olla küsin siis ühe küsimuse Karli käest ja vahele. Ise tulles kultuurivaldkonnast ja olles teinud päris palju asju ilma riigipoolse toetuseta ja seda ka välja öelnud ja olles võib-olla oma valdkonnas mitte kõige populaarsem tegelane, et kuidas teil on valdkonna sees? Kui te ütlete, et ei saata hakkama ilma riigipoolse toetuseta, et kuidas valdkonna sees teised vaatavad läbisaamised? Ütleme sellises tehnoloogia või energeetika valdkonnas nende toetuste eesmärk on mingisugused nagu piirangud nagu maha saada, sest et on poliitiline otsus, et seda on vaja. Kunagi päiksepargid maksid 2,5 korda rohkem, kui nad täna maksavad. Sellel hetkel, kus elektrihinnad olid praktikali mitte midagi. Ja sellel hetkel saada sellest turutõkkest üle, loomulikult oli mõistlik seda nii-öelda toetada, kui see soov oli seda teha. Seda me oleme teinud valimiskasti juures, mida me tahame edasi teha. Aga ütleme, Eveconile me oleme kasutanud neid nii-öelda esimesi toetusest, et siis olidki elektrijaamade ehitused väga kallid. Siis oli see õigustatud, kuna ei oleks muidu saanud. Aga täna see akutehnoloogiad, kui sellised on tegelikult turul olnud juba mitte viimased paar aastat. Et kui te võtate selle 2A patarei standardi, siis see standard on juba tegelikult juba eelmise sajandi algusest, enne 1910 aastat. See sisu on muutunud, aga akuse kuju kui selline standard on juba eelmise sajandi algusest. Et akud kui sellised on tegelikult turul olnud ikka oluliselt kauem kui meie tuulegeneraatorid või oluliselt kauem kui mingisugused päiksepaneelid, et minge vaadake ise Energia avastuskeskuses, seal on ju Volta nii-öelda esimene patarei ka näha ja vaadake, mis aastast see juba on. Et need tooted ja tehnoloogiad on tegelikult küpsed. Ja me teame, kuidas nad töötavad ja kuidas nad täna selle turule ära mahuvad. Nii et jah, ütleme, me ei näe suurt toetuse vajadust siin selle jaoks. Ma ei tea, kas see on nüüd õige aeg siis minna nende küsimuste juurde, aga mahutada siis turul ära. Selles mõttes see sama, mis Kalvi enne seal nagu mainis. Ja võib-olla siis ma küsin esimese poolega, et millisest turust me praegu siis nagu põhiliselt akude puhul räägime? Räägime me põhimõtteliselt sellest nii-öelda energiaturust või räägime me sellest sagedusreservi turust? Mõlemast. Aga pigem ma saan aru, praegu akud tahaksid... Ma ütleks niimoodi, et pikas plaanis me räägime mõlemast turust, aga lühiplaanis ma arvan, et täna on suurem turg akudele sagedusturg. Aga ma ütleks, et siin kindlasti on see sama efekt ka, et esimestel tulijatel on täna kindlasti siin turul, ütleme niimoodi, et lõbusam ja tasuvam kui viimastel tulijatel. See kehtib igal pool elus, ma väidan niimoodi, et ka esimesed tuulepargid, mis ühel hetkel tulid, kes saavad ja said osa nendest nii-öelda veel kõrgetest hindadest, et nemad saavad kindlasti palju parema hinnaturult versus see, et ma ei kujuta ette, kes siis peavad viimasena, ütleme, tuulepargid ehitama ühel hetkel, et see taastuv elektripõhine süsteem üles ehitada, siis kui turuhinnad on täielikult nii-öelda alla kukkunud, et kes nagu siis peab turu vastu ehitama, et nemad kindlasti seda, ma väidan, sellisel kujul teha ei saa, et seal peab juba mingi toetusmeede olema selleks, et see saavutada. Aga jah, ütleme, mul oleks huvitav kuulda, kuidas Evecon oma Exceli kokku pani, aga ütleme, meie näeme, et päev ette turu vastu akudel täna nagu väga ilusat tasuvust ei ole või ei paistnud. Natuke oleneb see parameetritest, kuidas mängida, aga ütleme, päev ette turg ei ole see, kus nagu midagi väga ilusat vastu vaataks. Aga ütleme, sagedusturud, need, mis meil see aasta hakkasid toimima, seal ma väidan, et jah, panna Excel kokku, saada ka turupõhiselt hakkama on võimalik.
me panime Exceli hästi kokku. Ja ikkagi see... Nii hästi, et seda ei saagi jagada. ja seal on ikkagi ette nähtud, et neid kohti, kus nii-öelda teenida on mitmeid, et sihuke tavaenergeetika on ju see lihtsalt, et sa toodad energia ära ja siis saad selle eest nii-öelda tasu. Aga akud peavad mitmes kohas korraga toimetama. Ilma selleta see asi Excel ei jooksegi kokku. Eraldi seisvana vaadates kohe kindlasti mitte, ja kuidas nagu ära mahutakse, ega kõik tehnoloogiad mahuvad kuhugi ära. Igal asjal on omad head ja vead, et nüüd öelda, et mingisugune selline üks tehnoloogia peaks nagu domineerima või jääma selliseks ainutehnoloogiaks ja seda ainult arendama. Ei, seda kindlasti nagu mitte. Sa rääkisid tuulest. Seesama efekt oli ju täna päikesega, et käsi püsti siin ruumis, kes täna hakkab 250 megavatist päikseparki ehitama. Täna. Ei tõusnud ükski käsi, ma vaatan hetkel. Mul ei ole neid vahendeid. Võib-olla mõistuse poole. Mõistus mind ei takista otsuse vastu võtta. Ja ega selle akuga käib sama kiirelt või veel kiiremini see nii-öelda küllastumine ära, ma arvan. Ja siis läheb natuke aega mööda ja siis ütleme, see tööstus areneb. Et see on põhiküsimus, mille jaoks me teeme. Et tegelikult peaks rääkima siin, ütleme, need, kes seda energiat tarbivad või kelle jaoks me seda elektrikvaliteeti hoiame. Meie lihtsalt pakume lahendust mingisugusele probleemile ja vajadusele. Aga ka lihtsalt tootmise pärast või balansseerimise pärast pole neid mõtet neid seadmeid nagu püsti panna. Et pigem on täna vaja probleemile lahendus leida ja üks variant on akud. On veel variante, aga hetkel lihtsalt, et kõige kiirimini natukene mingit tuld kustutada, siis need on akud, jah. Et see vaade on pigem ikkagi siis, ma saan aru, positiivne ka akude osas. Et see tööstus tuleb ka siis nagu järele. No peab tulema, sest et me teeme elektri korda. See on juba teise saate teema vist. Ei, otseselt ei ole, sest et minu meelest me oleme nagu siin rääkinud ja mulle nagu riiklikul tasemel tundub, et tihti see on niisugune nagu kuum kartul, mida nagu visatakse käest kätte. Yeah. Et pakkujad ütlevad, et tooge meile siia see tööstus, näidake seda nõudlust, küll me siis hakkame sellele nii-öelda oma lahendust pakkuma ja siis teiselt poolt öeldakse, et näidake meile seda võimsust, pakku see võimsus, küll see tööstus nagu tuleb. Ja tööstus peab enne tulema. Kui üldse täna kuhugi nagu poliitikas või sellises nii-öelda seadusloomes midagi teha, siis tuleb teha see soodsaks, et siia tuleks see tarbimine. Minu jaoks on kana-muna küsimus ikkagi olnud alati see, et kus on tarbimine. Et kui on tarbimine, siis seal, kui on nõudlus, küll siis leiab ka need... Ja. Jääb mingi, ma ei tea, tuulepargi paneme kui pikalt püsti. 2 aastat. Kui on ehitusload kees. Ja ma arvan, et seal on pigem need igasugused ehitusload ja menetlused on see suurim... 2 aastaga. Aga ehitatakse 2 aastaga. Gaasijaamad ehitad ka maksimum 2 aastaga ära. Ükskõik, mis elektrijaamil jaoks on nagu vaja, et nõudlust katta, küll selle saab 2 aastaga püsti. Aga ma tulen nii-öelda meie nagu kooli korra tagasi selle juurde, sa nagu Kalvi mainisid seda, et pigem praegu akud on loogiline sinna nii-öelda sagedusreservi turule. Et võib-olla seda veidi veel lahti rääkida, miks? Miks? Ütleme jah, veebruaris nad läksid käima meil. Esmakordselt need turud üldse varasemalt neid sisuliselt ei eksisteerinud Baltikumis. Mis me... Ütleme, esiteks alustame siis nii-öelda veel varasemast, et oli teada, et need turud ühel hetkel käivituvad, mille peale põhivõrgu ettevõtted, Eesti Elering ja Läti Leedu oma samamoodi, ütlesid, et nad juba näevad, et meil Baltikumis ilmselt ei ole piisavalt võimsuseid, mida siin turul saadaval oleks nende turgude jaoks. Et nad toovad nii-öelda omalt poolt oma varad ka sinna osalema, et Kiisa avariielektrijaam ja Läti toob ühed akud ja Leedu toob ühed akud sinna turule, et lihtsalt sellepärast, et need turud ei läheks nagu hinna või mis iganes mõttes käest ära või et seal täiesti võimsuse puudujääk ei tekiks. Nüüd jõuame sellesse tänasesse päeva, mis me nüüd oleme viimase paari kuu vältel näinud, on see, et selles turukorralduslikus situatsioonis märtsis ja aprillis need turud läksidki, ütleme selles mõttes hinnamõistes käest ära, et pakkumist on mingitel hetkedel selgelt liiga vähe, hinnad läksid väga kõrgeks
ütleme niimoodi, et 10 korda kõrgemaks, kui esialgu eeldad, et need hinnad võiksid minna. Mille peale siis hakatigi kohe seal nii-öelda turgu ümber struktureerima, öeldi, et toome Kiisa suuremas mahus turule, et hoida turgu natukenegi kontrolli all, et hindu alla saada, mis tegelikult ei peaks olema number 1 põhjus, miks tuua vari elektrijaama või DSO varasid nii-öelda suuremalt turule. Aga see toodi põhjenduseks ja toodi nad sinna turule, mis tõi neid nii-öelda hindu seal alla, aga ütleme, täna, kui vaadata kokku, et seda, kui palju ollakse valmis nii-öelda valmisoleku tasuna maksma akudele, pluss siis see, mida nad nii-öelda energiat välja andes või sisse võttes, mis tasu nad saavad, et ta on ikkagi nagu selgelt parem turg täna kui see, et minna sinna päev ette turule opereerima, kus need hinnavahed on üldiselt ikkagi palju väiksemad. Selge. Tahad midagi lisada? See, et ütleme, Kiisa täna toodi nagu turule, see on, ütleme, ma saan aru, et taheti, nagu kunagi taheti vee hinda, siis hoida elektri hind kontrolli all nii-öelda selle sageduse hoidmise pealt, aga pigem on siin küsimus, et kuidas me sattusime sellesse olukorda, et oli vaja tuua, mis juhtus, kus see nagu analüüs on täna tegelikult tehtud, et öeldakse küll, et teatud seadmed, et Lätis või Leedus ei käitu nii, nagu nad peaksid käituma, peaksid hoidma seda nagu all, et ma võin suhteliselt mis iganes käsi südamel lubada, et oma nii-öelda neid Exceli arvutusi, mida me kokku tegime, oma arvates hästi, selliseid hindasid ja sellist turu olukorda üldse ette ei näinud. Seda ei oleks pidanud juhtuma. Aga nüüd juhtus ja nüüd on ka küsimus see, et kui me toome nii-öelda sellise ma ütleks, kas on riigiabi, aga ütleme seadme turule, mis konkureerib nii-öelda sellise vabaturu seadmega, siis kuidas sa selle lõpuks ära lahendad? Et see, et ta nii-öelda turule toodi, see käis väga kiirelt. Aga see, kuidas ta nüüd ära läheb, päris lõpuni veel aru ei ole saanud ja tegelikult peaks minema, sest et ütleme, kui siin Remiti nii-öelda reeglitest rääkima hakata ja väga nagu sügavale minna, siis ei ole nii nagu turg on ette näinud ja pikas perspektiivis see midagi odavamaks ei tee. Karl, sinu enda poolt nii-öelda retooriliselt õhku visatud, et kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Kuidas me sattusime sellisesse olukorda? Pole veel vastust saanud. Et kui ütleme seda plaaniti ette, siin ütleme, kus nii-öelda tahad kriitikat teha, tegelikult tuleb ka kompliment teha, et Eleringi inimesed said meid ju Venemaast koos teiste 3 Balti riikidega lahti nagu ühendatud. Sellist asja pole ju ajaloos tehtud, ega tavaliselt räägitakse, et ühendage süsteeme. Me rebisime lahti ja ühendasime uue süsteemiga, et esmakordne ja kindlasti nagu ajalooline nii-öelda märk, aga midagi nendes nii-öelda turu prognoosides ja tehnilistes võimekustes, kui need kaardistati, pidi midagi minema valesti. Ja täna nii-öelda selle tunnistuseks on see, et Kiisale on antud lubadus nii-öelda seda lisavõimsust nii-öelda kasutada, aga mis nagu signaali see üleüldisele nii-öelda pikale plaanile annab. Et kui täna nii-öelda pankadega ja investoritega ja finantsinimestega rääkida, siis ju kõigil küsimus, et sa tahad rohkem võimsust turule tuua. Meie, teie, kõik need, kes täna konkurentidena siin ei ole, tahaks seda teha, kõik räägivad, ütleme, pankade või finantsinimestega ja nad ütlevad, aga kuulge, teil on ju täna ju tegelikult turult võtta, et süsteemi teenuse pakkuja saab ise endale seda teenust pakkuda. Et kui teil ei ole ju seda mahtu, et siia mahtuda ja me jookseme sellise asja otsa, et selle efekti me saame, et pikaajalised investeeringud ei pruugi enam siia tulla ja selline äkkmuudatuste tegemine nii-öelda niivõrd konservatiivses sektoris, nagu on energeetikasektor, ei saa lubada. Tahad sa midagi lisada Kalvi küsimuse peale, kuidas me sellisesse olukorda jõudsime? Ma ütleks, et ja ütleme, kuna Elering on ise ka nagu väga palju surunud seda, et meil on vaja neid uusi sagedusreservi võimsusi ja nad on isegi selle hanke välja kuulutanud, kus nad tahavad leida seda uut täiendavat võimsust, mis tuleks sagedusturule. Et see on väga halb signaal, kui see, et nii-öelda
ütleme isegi need kokku lepitud reeglid, kus oli juba ette nähtud, et põhivõrgud oma varadega tulevad sinna nii-öelda turule konkureerima, kus nad ei peaks üldiselt olema, et see oli juba selline nii-öelda halb, aga see, et nad nagu keset mängu, põhimõtteliselt mängureegleid enam-vähem üleöö muudavad, ütlevad, et me tuleme tegelikult veel suuremas mahus siia ja me tegelikult ei ütle teile ka, et millal me nüüd siit välja lähme või kuidas, et selles situatsioonis ongi tõesti väga keeruline investeerida, et sa tegelikult ei teagi, et kas see Kiisa jääb sinna suures mahus aastaks, 3 aastaks. Jah. Ja ütleme, võib-olla, mis seal nagu veel häirib ja mida turuosalisena tahaks, on see, et seal oleks, ütleme, rohkem läbipaistvust selle osas, et palju seal võimsusturul siis tegelikult pakkumist on, et kui nad ütlevad, et seda on vähe, et tahaks nagu andmetes seda näha, et see turuosalistel ei ole ju selgelt näha, seda näevad ainult põhivõrgu ettevõtted ise. Ja siis nad ütlevad, et seda on selgelt liiga vähe ja selleks me peame tooma selle elektrijaama turule, aga siis võiks olla kokku lepitud reegel, et lepime kokku, et mis on vähe ja mis on palju ja kui me näeme, et see joon on ületatud ühel hetkel, et siis on kõigi peale arusaadavalt kokku lepitud, et selge, et nüüd TSO-d võtavad oma varasi natuke vähemaks sealt ja siis niimoodi saamegi selle turu lõpuks nii-öelda turupõhiselt käima. Sest kõige hullem asi, mis niimoodi juhtuda saab, on see, et see, mida vaja on, tehakse konkurentsivõimeliselt ehk siis kõige kulu efektiivsemalt ära. Kui me tehakse seda. Ma ei tea, mis selles nagu halba on, et seda näidata ja ütleme, kui vaadata, et kuidas me siia ka sattusime, ongi see, et me desünkroniseerisime veebruaris. Turud meil avanesid veebruaris, aga võimsushange on meil juulis. Siis ei ole väga imestada, et siia mingisugune vaakum vahele tekkis. Aga kas see juuli peaks nüüd seda olukorda siis parandama? Loodetavasti. Juuli veel ei paranda, et siis alles selguvad nii-öelda, et kas keegi tuleb sinna hankele pakkuma ja kui tuleb, siis ja keegi osutub seal edukaks, siis see seade ilmselt ehitatakse alles, ma ei tea, 2 aastat või midagi sellist. See on see, 2 aastat, kõik on see 2 aastat. Ja ongi nii ongi. Aga praegu tagasi tulles kommenteerite seda, mis te rääkisite, et mulle tundub, et see Elering seal turul, see on natuke meenutab mulle seda lauset sealt hukkunud alpinisti hotellist, kui öeldi, et tulin ise endale peale. Et tulin ise pakkuma seda, mida mul endal puudu on. Selline tunne täna on. Aga sellises olukorras teie ikkagi teete investeeringuid. Te vaatate ikkagi nii-öelda seda pikka plaani, nii nagu me seda saadet alustasime. Kust tuleb see siis kerge optimism või kindlus? See, mis olukord praegu on, see ongi see, et ütleme ettevalmistuses tehniliselt tehti ära, desüngiti hästi. Bravo. Et seal Kalle Kilgimäe ja kogu meeskonnale, kes seda läbi viis, on hea. Nagu ma ütlesin, me ei arvestanud, et sellised hinnad ja selline volatiivsus turul on. See normaliseerub ära. See läheb sinna, kus ta tegelikult peab minema. Ja siis need äriplaanid samamoodi nii-öelda kehtivad, et see lihtsalt see nii-öelda järsk muudatus, see ei olegi kellelegi nii-öelda pahaks pandav, see lihtsalt on selle tõttu, et proovisime kõik hästi, nii-öelda välja kukkus nii nagu alati, et see nii-öelda, mis praegu toimub, see laheneb siin, ma arvan, 12 kuuga juba ära. Siis läheb asi rahulikumaks. Uued seadmed tulevad turule, te panete ka mingi 2 mega ja nende kaupa ja meie ehitame. Ja seadmeid tuleb igal juhul jah, neid juurde. Tiiksub turule juurde, kuigi ütleme niimoodi energiaturu seisukohalt vaadates näiteks talvele vastu, ma selles mõttes on natukene mures, et vaadates, kui palju Baltikumis üldse seda nii-öelda talvevõimsust on, mis saab seda nii-öelda külmal ilmal elektritarbimist katta ja panna sinna otsa veel see, et kui palju võimsusi hangitakse sagedusreservide jaoks. Isegi nüüd aasta jooksul või poole aasta jooksul lisanduvate akudega, et ma selles mõttes on natuke mures, et mis ikkagi talvel võib saada, kui ilm päriselt külmaks läheb. Siis puhtalt elektrihindadega? Sellel on selge mõju tol hetkel juba nagu päevete elektrihindadele, et sagedusreservi turud paratamatult võtavad mingi suure osa sellest kas elektrijaamadest või akudest enda alla ära, mis peavad seda sagedust hoidma. See tähendab, et vähem on neid võimsusi, mis saavad seda elektritarbimist katta. See on huvitav. Selles mõttes huvitav nüüd siin väljaspoolt vaadata siis nagu, et see läheb nagu sinna juurde, et tahtsime teha olukorda paremaks
tuli veel üks turg juurde, mis ise hakkab pärssima seda turgu, mis niikuinii juba enne seda väga hästi ei toiminud. Jah, ütleme, Baltikumis oli juba varasemalt elektritootmisvõimsusi puudu. Noh, see turg nüüd jah, tõesti ta võtab sealt veel ära. Ta küll peaks ka aja jooksul juurde tooma, loodetavasti turupõhiselt. Aga noh, kõik need vahepealsed aastad, need on vaja selles mõttes kuidagi üle elada ja noh, ma näen selgelt, et Baltikumis on talviste võimsustega puudujääk. Et jah, suvel päike täna väga palju aitab, nagu me rääkisime, et see katab juba siin väga palju päevast tarbimist ära, et aga meil on umbes 3 kuud aastas, kus päike ei tooda sisuliselt midagi. Võib-olla siit siis ongi lihtne hüpata küsimuse juurde, et kui me praegu räägime, palju siis seda salvestusmahtu puudu on? Et see on keeruline küsimus, aga ma ütleks, et palju ja ma ütleks, et oluliselt rohkem kui see, mida riik nägi ENMAK-is ette näiteks. Või ma mäletan selles ENMAK-i esimeses versioonis, mis välja tuli. Peast ei mäleta, kas nad olid sinna pannud 2030 aastaks, kas oli 500 või 1000 megavatti. Aga seda nagu selgelt vähe, eriti kui me tahame nii palju taastuv elektrit tuua turule, nagu ENMAK ette nägi. Et ma väidan, et see number peab olema nagu ütleme, 5 aasta pärast see number peab olema ikkagi, ma ei tea, 5 või 10 korda suurem vähemalt. Kui mis? Kui, no ütleme, seal oli vist 1000 megavatti nagu võimsusena välja toodud. Ma tegelikult tahaks öelda, et me peaks üldse megavatt-tundidest rääkima, et meil oleks seda salvestusmahust räägiksime, mitte võimsusest. Et ma ütleks, et seda salvestusmahtu meil võiks olla ikkagi 6000 megavatt-tundi. No näiteks jah, mingi selline suurusjärk, et see süsteem nagu saaks hästi toimida, et siis jagub nii sagedusturule kui ka päevete turule tegelikult. Ja nüüd siis sealt hüpata selle teise nagu küsimuse juurde, selle energiaturu juurde, et ja kust see energia sinna salvestitesse tuleb? Või kust ta tulla võiks? Võimalusi on mitmeid, aga riigivisioon on suuresti tuulipäike. Ei, mis nagu selles mõttes ma arvan, et ei ole, ütleme, tuul ja päike natukene ka fossiilset maagaasi või biometaani on seal miksis. Mis ma väidan, et on arvestades kõiki olusid, noh, ütleme, kui me tahame suure taastuvenergia osakaaluga süsteemi või ütleme dekarboniseeritud süsteemi, siis see on ilmselt selline suhteliselt kõige optimaalsem pilt. On tehnoloogiaid, mida me veel saame arutada, mis teoreetiliselt sinna pilti saaks mahtuda, aga mille kohta mina väidan, et need ei ole kõige kulusäästlikumad või mis ei ole Eesti riigile jõukohast. Sellisesse olukorda me pruugi, no arvatavasti me niikuinii siit igalt poolt, igast nurgast ehitame, aga et meil on suur salvestusvõimsus, aga ei ole midagi salvestada. Selline olukord on tõenäoline, ei ole tõenäoline. No see elekter tuleb sealt, mis parasjagu sellel hetkel toodab, kui on vaja. See on üks asi ja tihti peale, kui midagi puudu jääb, eks ta siis võetakse sealt salvest, kui elektrit on üle, siis kui ei ole vaja mingil määral. Et jah, see tuul ja päike kindlasti on, aga ju gaasijaamad on tulemas, see on fakt. Siin proovitakse Eestis tuumajaama ka käima tõmmata ja ega see põlevkivi ka täna toodab. Ja ta võib veel kaua toota, kui midagi muud vahepeal juurde ei tule ja ära ei asenda. Ja täna me võtame Soomest ja mina nagu sellise Kirchhoffi seaduse armastaja ja sellise füüsikapõhiselt lähenemisega ütleks, et meil on ka ju täna tuumaenergeetikat meie selles energiamiksis, millest räägitakse. Sest kui Soomes tuumajaam toodab, läbi toru tuleb, kas siis meil on energeetikas tuumajaama energiat või ei ole? De jure ei ole. Aga kas elektron sealt nagu torust läbi läheb, las see siis jääda filosoofiliseks ja retooriliseks küsimuseks täna. Aga ta tuleb sealt, kus toodetakse. Ja kui ta tuleb teise riigi toodetud torust, siis ta tuleb sealt ka. Täna me ju seda teeme. Täna me oleme neto importiv riik, mis
tähendab seda, et elekter, mida me tarbime, tuleb väljaspoolt meie riiki. Võib-olla üks küsimus siit siis on ka selline, ma ei tea, kas see on filosoofiline või et veidi on ka selline tunne, võib-olla ma peegeldan väljaspoolt, et kuna see kõik on nagu nii turbulentne ja ei tea, mis riik teeb ja täpselt ühte suunda ei ole, kõike arendatakse natukene, et siis on kuidagi niimoodi, et igaüks peaks ise vaatama, kuidas ta nagu hakkama saab. Et me räägime nagu eratarbija seisukohast, et tegelikult kõik ka, mis teie ümber on, teie tooted suuremal või vähemal määral, räägime me siis, ma ei tea, elektriautost või millestki muust, on ju tegelikult akud ja te saate mingisugusel lühiajalisel viisil natuke salvestada. Ja siis mulle jääb nagu mulje, et tööstused võiksid ka nagu ise vaadata. Või noh, ka eraklientidel, mis on olnud, ma ei tea, päikesepaneelidega, et võrku müügist väga enam ei räägi, aga enda tarbimiseks, et kõik peaksid nagu ise vaatama, kuidas nad nagu ise hakkama saavad. Et kas see on ka nagu mingi suund? Ma saan aru, et midagi arendada koos mingisuguse konkreetse tööstusega. No, ma arvan, et see on ka suund jah, et ütleme tööstuskliendid, ma arvan, et nemad vaatavadki väga hästi seda asja kulupõhiselt, et needsamad päiksepargid, mida mitmed tööstuskliendid ehitasid enda hoovide peale piltlikult öeldes, tulidki tänu sellele, et nad said aru, et jah, nad saavad nii võrguteenuse säästu, kui ka nad saavad omal elektri hinna alla. Et Excel jooksis kokku, tehti see investeering ära. Ma arvan, et nüüd, kui me hakkame nägema seda näiteks, et väike selliste hetkedel elektrihinnad hakkavad väga, ma ei tea, nulli minema või äkki negatiivseks isegi, et naturaalselt tekib neil ühel hetkel küsimus, et aga kui ma panen aku ka endal siia kõrvale nüüd, et kas see minu jaoks nüüd veel optimaalsem lahendus, et ma saan veel nii-öelda salvestan selle päiksele elektri ära, üldse ei müü võrkugi, säästan võrgutasu hilisematel tundidel, pluss veel saan selle nii-öelda odavama elektriga. Ja kui niimoodi arvutades Excel kokku pannes, ma arvan jah, et see on ka suund, mida me hakkame nägema siin rohkem, ütlema, järgneva 5 aasta jooksul. Me nägime seda päiksepaneelidega, ma arvan täna, kui võtta kogu Eesti installeeritud päikesemaht, siis päris suure osa moodustavad need, mis on pandud klientide katustele ja tööstuse katustele. Ma ei tea, palju meil täna on üldse selliseid prosuumer kodu tööstuskliente kokku, kes on pannud omale pargi kuhugi 20 000, 25 000. No, neid on palju, neid on selgelt palju. Jah, et meil tegelikult päris mitusada megavatti on üldse juba seal ja asjad juhtuvad, sest et need saavad ja kõik panevad olema akusid ja ma üldse ei välista, et siin hakatakse üldse lisaks akudele veel, igaüks hakkab oma enda eraldi generaatorit veel isegi panema sinna, mis töötab gaasi peal või diisli peal või mille iganes peal, et see selline hajaenergeetika revolutsioon ja evolutsioon on tegelikult nii praegu toimumas. Võib-olla ongi siit ja edasi minna, see siis nii-öelda teie vaade sellele meie energiaturule 50 aasta perspektiivis ja salvestamise osale seal. Ma suht kindel, et ühtegi energeetikaprojekti täna ei panda, ütleme sellist suurema mahulist energeetikaprojekti, olgu ta päike, tuul, ma ei tea, kas gaasijaam või mitte ei panda püsti ilma mingisuguse salvestuseta. Sest et esiteks sa saad seda võrgu ressurssi rohkem ära kasutada. Sa oled niikuinii selle eest maksnud juba. Ja selle tõttu selline nii-öelda vajaduse katmine, mida on ette nähtud ja modelleeritud, seda teevad need nii-öelda energeetika või energiapargid ise juba ära ka. See oli hea point, sest ütleme, Karl ütles kohe, et ei paneks ühtegi suuremahulist energiatootmist püsti ilma salvestuseta. See on selline turupõhine mõtlemine, mis ongi okei. Aga kui neid kahte asja ehitada eraldi, siis võibki tekkida selline nagu mitteoptimaalne situatsioon, kus näiteks riik ütleb tuule või kelle iganes arendajatele, et me anname teile selle hinnalae või CFD või millest on siin räägitud nii-öelda, et saate selle ette, selle vastu arendate. Ja siis samal ajal ütleb, et aga tegelikult meil oleks salvestust ka süsteemi vaja ja siis ma ei tea nüüd, kas loodavad, et see salvestus tuleb või kui ei tule ühel hetkel piisavas mahus, siis peavad sinna ka võib-olla mingid CFD välja mõtlema. Selle asemel, et tegelikult oleks tark mõte need kaks asja kuidagi kokku panna, öeldagi, et tulevikus Eestis arendatavad tuulepargid võiksidki juba sama liitumise juures näiteks omada aku seadet teatavas võimsuses.
aga see nagu riik ei pea ütlema, et pane mantel selga, et sul on külm. Ma tunnen ise, et on külm, et need energiapargid ju teevad ise selle optimiseerimise ära, et ei pea ütlema seda, et peate panema. Küll nad panevad. Kui sul CFD on riigi poolt, siis sul ei ole vahet. Absoluutselt. Ma olen siin selles mõttes, me saa öelda nagu nõus Kalviga või minu järgmine küsimus on see, et ja võib-olla kergelt provotseerivalt siis ka Karl, et teile, et kas te olete äkki teete liiga head asja? Et mina olen riigi poolt näinud, et tuleb näidata ennast natuke abitumana, muidu ei saagi nagu mingit toetust, et nii nagu Kalvi välja tõi, et muidu kaovadki ära need laed ja asjad. Keegi ei taha näidata, et tegelikult me saaksime seda teha palju ökonoomsemalt. Me tahame eraldi saada toetust selle eest, et me paneme pikad aluspüksid jalga ja me tahame mantli eest saada teist toetust. Me ei taha nii, et me ise mõistlikult mõtleme, et me läheme õue ja paneme need mõlemad. Teeme asja, mis on lihtsalt õiglane. Kas vaadates... Kõik teenivad selles suhtes, et ega selles suhtes nagu sotsiaalhoolekandega meie projektid nagu ei tegele. Teie projektid ei tegele. Need on äriprojektid, need peavad ikkagi olema positiivse nagu tulemiga. Sa jääd ootama. Üks asi, mida toetusmeetmed teevad, on see, et nad võivad lükata üldse kogu progressi edasi. Et sa jäädki ootama seda toetust ja sa jääd ootama seda toetust, jääd ootama toetust, kuni Leedu kõik ära teeb. Et see nagu mõtlemine täna tegelikult on see, mis võib-olla mõnda tehnoloogiat või mingisugust arengut üldse nagu pärisib. Tegelikult kui lihtsalt vaadata ringi, äkki turul on see koht olemas, tuleb lihtsalt see asi ära teha, enne kui jäädata ootama seda toetust ja ära tõestadagi, et seda ongi võimalik ilma selleta teha. Kalvi? No ma endiselt näen siin seda optimumi, et kui nüüd kahte asja eraldi arendada, ma arvan, et see läheb Eesti riigile lihtsalt kallimaks, et kui tuulearendaja saab ette nagu selle lihtsalt selle hinna, põhimõtteliselt nagu fix hinna, ütleme 50 eurot megavatt-tunnist, siis teda tegelikult ei huvita, et kas ta toodab selle hästi tuulisel tunnil või saaks ta selle müüa mingil hetkel, kus hind on kõrgem, sest lihtsalt teda ei huvita, toetus on megavatt-tunni põhine kõik. Kui panna turupõhine mõtlemine sinna võrrandisse juurde, siis ilmselgelt oleks, mitte ilmselgelt, aga ütleme selle salvestamine akusse on kasulikum ja anda see megavatt-tund võrku siis, kui võrgus on puudu võimsustest kõige enam, et see on tol hetkel on kasulikum, et meie riigil täna on vaja mõlemat arendada, et kui need kahte asja eraldi arendada, see võib minna kallimaks. Võib-olla lõpetuseks siis selline küsimus, et praegu just sai lukku uus koalitsioonileping, et kui peaks poliitikutele andma mingisugust sisendit selle tuleviku osas, et mis see oleks? Karl, kas oleks pigem midagi sellist, et ärge üldse sonkige nii palju, et nii nagu sellest eelmisest jutust tuleneb? Siis selgelt nagu väga põhjendatult ja nagu põhjendatult ja analüüsi ja ettevaatavalt nagu pikalt. Et täna need muudatused, mis toimuvad iga paari kuu tagant, need ei anna keskkonnale head signaali. Et see on konservatiivsem sektor, siin on, kas elekter on või elektrit ei ole. Siin on lihtsalt küsimus, et kui palju läheb maksma see, et ta on ja kui on turbulentne aeg, midagi pole teha. Kui sai võib-olla mingisugune rehkendus tehtud valesti, elame selle perioodi üle. Aga et anda turule signaal, et siin võivad asjad kiiremini muutuda, kui te olete plaaninud, see ei ole hea signaal. Jah, ma olen nõus, et ütleme, tahaks sellist poliitilist selgust ja seda lihtsalt, et reeglid ei muutuks iga natuks aja tagant, et oleks üks selge suund, üks selge nägemus, kui lepime kokku mingites reeglites, las need nii jäävad ja see on see number üks asi, mis on nagu ütleme igal turul, aga ka energiaturul, kuna nad on nii kapitalimahukad, siis ta on lihtsalt eriti tähtis, et see tururaamistik oleks paigas, millest kõik saaks lähtuda. Väga hea. Mina tänasest vestlusest võtan ikkagi kaasa, kui mingisuguse et keegi teeb pool rehkendust või midagi ütleb, ma võtan selle Karli 2 aastat. See on minu meelest nagu niisugune nagu positiivne, et kui me mõtleme, et olukord on nii või naapidi või on kehva või oleme selle olukorra ära, et tegelikult 2 aastat ei ole väga pikk aeg, et on võimalik seda teha. Ja võib-olla ka seda, ma ei tea, kui te olete nõus, et mis oli teine mõte, et arendame tööstust ja see loob selle initsiatiivi ka eraettevõtetele pingutada selle poolega. Aitäh!
ja kindlasti Kalvi tagasi ja Karl täpselt samamoodi hakata võistlema, et kes rohkem on saanud olla. Aitäh kuulamast, vaatamast.